Esmaspäeval toimunud Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istung oli vägagi tähelepanuväärne sel nädalal, sellepärast et seal ilmnesid e-hääletuse süsteemi kohta ikkagi äärmiselt skandaalsed asjaolud. Sellised asjaolud, mis tegelikult peaksid olema praegu kõikide meediaväljaannete esikaantel ja millega seonduvalt me peaksime rääkima sellest, et see valimissüsteem, mis meil on kasutusel olnud, on olnud ikkagi täiesti ebausaldusväärne. Ja mis siis täpsemalt välja tuli? Teatavasti juba mõnda aega tagasi Tehnikaülikooli juhtivteadur Ago Samoson kirjutas Postimehes artikli, kus ta osutas Kristjan Tüüna magistritööle, lühendajaks oli Treier, ja selles magistritöös toodi välja eksperimentidele tuginedes, et tõepoolest ongi nii, nagu oli varem osutanud ka OSCE Odihr, et selles etapis e-hääletuse protsessis, kus kehtivad e-hääled eraldatakse hiljem korduv e-hääletamisega ja paberhääletamisega tühistatud e-häältest ja muudetakse anonüümseks, on võimalik sedelid massiliselt välja vahetada. Ja need sedelid, mis siis lisatakse nii-öelda hiljem loendatavate häälte hulka, ei pruugi üldse pärineda valimiskastist, võivad olla eelnevalt valmis võltsitud. Ja selle üle vaidlus puudub, et 2023. aasta Riigikogu valimistel reaalselt eksisteeris selline olukord. Oli võimalik sellisel viisil massiliselt sedeleid välja vahetada. Nüüd seda, et niisugust võimalust ei kasutataks, peaks kontrollima audiitor. Samas audiitori aruandes, kus pannakse kirja toimingud, mida siis audiitor tegi, ei ole mitte ühtegi märget selle kohta, et audiitor oleks päriselt kontrollinud, et sellisel viisil ei vahetatud sedeleid välja massiliselt. Mitte mingeid märkeid selle kohta ei ole. Ja kui see artikkel välja tuli, siis selle järel riigi valimisteenistuse juhataja Arne Koitmäe tuli välja sellise jutuga, et jah, ei ole küll audiitori jaoks tehtud kättesaadavaks tarkvara, millega ta saaks sellist kontrolli läbi viia, et seda väljavahetamist ei ole toimunud, aga audiitor teostas pistelisi kontrolle käsitsi. No pisteliselt vaatas siit sealt, me räägime rohkem kui 300 000 e-häälest, aga pisteliselt ta vaatas siit ja sealt, et kas on andmed klappivad või mitte. Nüüd häda on selles, et Märt Põder, kes oli ise valimiste juures, e-hääletamise juures, ütleb täiesti ühemõtteliselt ja selgelt, et tema vaatlejana ei mäleta mitte mingisuguseid selliseid pistelisi kontrolle audiitori poolt ja ei mäleta selliste pisteliste kontrollide läbiviimist audiitori poolt ka teised vaatlejad. Ehk audiitor ise oma aruandesse pole selle kohta mitte midagi niisugust kirjutanud ja ka vaatlejad ütlevad, et nemad küll ei näinud, et midagi sellist oleks teostatud. Nii et kokkuvõtlikult öeldes Märt Põder ütleb väga selgelt, et riigi valimisteenistuse juhataja Arne Koitmäe mõtles need pistelised kontrollid lihtsalt välja, ehk maakeeli öeldes valetab nende kohta. Ja mis on kõige rabavam nüüd sellest istungist rääkides on see, et me küsisime Arne Koitmäelt, ma isiklikult küsisin, kes oli kutsutud istungile, kas on mingisugusedki tõendid tal esitada, millest nähtuks see, et päriselt ka ei kasutatud seda võimalust neid sedeleid sellisel viisil massiliselt välja vahetada, nagu ma eelnevalt kirjeldasin. Ja mida Koitmäe oli sunnitud vastama, on see, et mitte mingeid selliseid tõendeid ei eksisteeri. Mitte mingeid tõendeid ei eksisteeri. Ja siin me nüüd siis olemegi. Nüüd see ei ole enam minu või kellegi teisepoolne spekulatsioon, et 2023. aasta Riigikogu valimistel oli võimalus sellisel viisil massiivselt siserünnaku kaudu ehk siseringi kuuluvate inimeste osalusel valimistulemusi võltsida ja sinna siseringi kuulub seesama Koitmäe ise kahtlemata. See ei ole enam mingisugune hüpotees või väide või kahtlustus, see on fakt, et oli võimalus sellisel viisil võltsida. Kas seda võimalust ka päriselt kasutati, seda me täpselt ei tea, meie seda tõendada ei saa, aga fakt on see, et ühtegi tõendid selle kohta, et sedelid välja ei vahetatud, ei eksisteeri. Ja siin me nüüd oleme, et selline on siis see täieliselt demokraatliku Eesti Vabariigi Riigikogu valimiste süsteem. Et kui keegi ütleb, et sellist süsteemi peaksime usaldama, siis see näitab minu meelest kas seda, et inimene pole mõtlemisvõimeline, või näitab seda, et ta on sügavalt ebaaus, või näitab see seda, et ta tegelikult ei pea demokraatia ideaali üldse oluliseks. Aga ma ütlen veel kord, see on minu parima arusaamise kohaselt sellise mastaabiga skandaal, millest peaks praegu kogu ühiskond tagajalgadele aetuna rääkima. Ometi me näeme, et meedia ei võta üldse tooni pealegi.